Tere, sooviks enda metsa müüa. No nii, selleks on sul 4 valikut. Esiteks otsida Google'ist ettevõtet, saata neile välja päringud. Teiseks panna kinnistu metsa auksjonile. Kolmas variant, usaldada metsaühistuid. Ja mis see 4. valik on? Eesti Metsameister. Ja mis nende vahed on? Internetist otsidest võid leida kuskil paarsada ettevõtet, kellel on üldse võimekus sinu metsa või raieõigust osta. See kõlab nagu hull ettevõtmine, kas lihtsalt 3 päringust ei piisa? Võib, aga ei pruugi, sest sa ei saa internetist sellist infot, kus neil praegu parasjagu see masinapark toimetab, kas neil tänasel hetkel raha, võimekust sinu raieõigust või metsa osta on ja lõpetuseks ei ole ka seal infot tõenäoliselt selle kohta, et kas nad eelistavad noort keskealist või küpset metsa või võib-olla eelistavad hoopis ainult raieõiguseid. Nii, aga oksjon? Aastaid tagasi oli oksjon üpris hea variant, aga paraku oksjon iseenesest tekitab hasarti ja tingitud sellest maksid päris paljud ettevõtjad üle turuhinna. Tänaseks hetkeks enamus nendest või suur osa nendest ettevõtjatest on loobunud oksjoni keskkondade kasutamisest. Pealegi, oksjonid on avalikud ja kui näiteks sinu kinnistu jääb seal müümata, mida juhtub üpris tihti, siis tegelikult pärast seda sulle enam pakkumisi teha ei taheta. Okei, ja metsaühistu? No ühistud enamasti kinnistuid ei soeta. Nemad eelistavad raieõigust ja seda enamasti ka väljatuleku raiena. Väljatuleku raiena? No see tähendab seda, et sa saad tasu vastavalt sellele, kui palju see materjali siis metsast välja lõigatakse. Ja need andmed nii materjali mahu kui hindade kohta saad sa ühistud. Ehk siis ma saan kõigest prognoosi ja lõpliku hinna saan teada pärast metsatöid? Jah, sa ei tea kunagi, kui palju sa päriselt võid raha saada. Ja kuskil 20-30% makstakse sulle prognoositavast summast ette ja tuleb arvestada ka sellega, et lepingud on üpris keerulised. Ja mis siis teie teistmoodi teete? Meie teame, millised ettevõtted sinu piirkonnas tegutsevad. Me teame, kes neist pakub just sinu kinnistule parimat hinda ja lisaks me suudame veel nende 2-3 ettevõtte vahel teha privaatse oksjoni, mille tulemusel sa saad kindlasti parima hinna. Tundub hea plaan, aga lähme edasi. Sobib. Lähme.